milline näeb välja üks õige kuningas? Õige kuningas näeb välja ilmselt selline, kellel on kuningriik. Ja no muidugi, kui Kaplinski luuletust meelde tuletada, et elas kord kuningas, kellel ei olnud maad, siis ilmselt ta peab maa olema. Siis vaatame küll, ka rahvast tuleb peale, keda valitseda. Aga seesmiselt, kas ilma maata saab olla kuninglik ja kuningas? Saab kindlasti. Sisemine maailm on see, mis teeb meid kõiki kuningaks või vähemalt on võimeline meid kuningaks tegema. Sa oled ise hästi kuninglik mees. Kas sulle on vahel selline tunne nagu muinasjutufilmides, kus kuningas võtab rüü ära, rüütab ennast räbalatesse ja liigub niimoodi, et keegi teda ära ei tunne? No kokkuvõttes, eks meie aja kuningad ongi niisugused, et enamus püsivad meie seltsis tundmatutena ehk ma ei ütle küll, et räbalates, aga igal juhul mitte kuningarõivastes, nagu me oleme harjunud kuningaid võtma. Ega me Rootsi kuningatki ära ei tunneks. Ju, tal ei ole krooni, rüüd ega midagi, aga küllap on see sees, et ega see muinasjutt või kuningriik ei olegi nii, kuidas öeldakse, selliselt mõistetav, et kui ilus kõik on, vaid küsimus on just selles, et need väärtused, mida me tegelikult kogu aeg ju tahame, kas täita või seda, et täidetakse headus, kurjus, vastamisi ja hea peab alati võitma ja nii edasi ja nii edasi. Et see on see kuningriik, mida meil on nagu võimalus ja võime alati siin maa peal nagu teha ja ehitada. Aga kuidas saab hea ära tunda, et mis selleni viib, et praegu on nii selline keeruline olukord, kust ühelt või sellist musta ega valget ei ole, kõik on selline palju lähenemise erinevaid vaateid. Kuidas saab selle hea kätte? Jah, palju vaatenurki on selle hea otsimiseks ju maailmas olemas. Üks vaatenurk on kindlasti, et selline, et kui halba ei oleks, siis me ei tunneks ka head ära. Aga ma millegi pärast seda rada mööda ei käi. Aga ma olen proovinud viimasel ajal mõtelda selle üle või käia seda teed mööda, et me ei olegi isegi võib-olla kõik võimelised seda head ära tundma. Küsimus on selles, et me peaksime aru saama seda, et me moodustama kõik ühe suure mustri, milles me mängime mingisugust osa. Aga samal ajal me ei ole ainult osad, vaid me peaksime olema ka ise tervikud. Et see terviku tunnetus ja osaduse tunnetus, et me oleme suurema terviku osad, see võib-olla on see, millele saab rajada selle hea ja kurja äratundmise. Kui ma ei sobi sellesse tervikusse, sellesse suuremasse tervikusse, on jälle häda ja kui ma ei ole midagi väärt, et olla selles tervikus, jälle häda. Nii et kokkuvõttes muidugi need ei ole minu mõtted, need on Ken Wilberi mõtted. Aga täna oleme siin muinasjutu õhtule tulnud. Kas sa täna räägid ise ka? Ma ei tea. Lähme vaatame seda asja, aitäh! Aitäh!